Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere kallid tennisesõbrad! Matchpalli podcast on jõudnud oma 22. episoodini. Selja taga on erakordselt põnev tennisenädal ning kes kolmapäevast laupäevani tee Lasnamäele leidsid, said selles ka oma silma ja ihukarvadega veenduda. Eesti Fed Cupi tennisenaiskond jäi Euro-Aafrika tsooni esimesse gruppi püsima ning omas viimasel päeval veel võimalusi üleminekumängudele pääsukski. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja minuga on täna stuudios selles ürituses ise suuremat või väiksemat rolli mänginud naiskonna kapten Märten Tamla ja Valeria Korlats. Tervist! Tere! Tere! Suuremat väiksemat mõtlesin selles osas, et Valeria käis 2 korda platsil, sul oli VIP-pilet seal esimesel pingil. Jah, mul oli VIP-pilet, aga tegelikult võib-olla täpsustaks selle ära, et paljud inimesed tegelikult ei tea, et tegelikult seal treeneri koht on võib-olla üks kõige kehvemaid kohti, mis väljaku peal olla, et seal väljaku keskel kohtuniku pukk tihti varjab seda vaadet, et tegelikult on sealt väga keeruline mängu jälgida. Ega sellel pool, kus see suur tribüün oli, ega sealgi on kohti, mis jääb pimedaks? Tänu selle pukile just. Ja just, et tegelikult kui nagu Grand Slamidel või suurematel turniiridel, kui tähelepanelikult jälgida, siis need treenerite kohad on pandud diagonaalis väljaku nagu taha hoopis, et see on kõige parem koht, kus vaadata, et inimestele siis infoks, et järgmine kord, kui teil võimalus on, siis proovige väljaku taga olla diagonaalis, et need on kõige paremad kohad. Aga enne kui me sellest suurepärasest nädalast räägime, meil on Matchpalli podcastis jäänud mainimata, et vahepeal saime ka uue slammi võitja järjekordselt 13 slammist 11 erinevat võitjat, seekord siis Sofia Kenin, kes tõusis 14. kohalt 7. Võitis õige naine, Märten? Kas see õige? Ei oleks tahtnud, et Anett oleks võitnud. Et praegu naiste tennis on selles mõttes väga põnev juba mõnda aega, et nagu sa ütlesid, et 11 erinevat võitjat 13 turniiril, et kõik, kes on seal top 20 hulgas, kõigil on paremad või natukene kehvemad võimalused minu arvates Grand Slami võita. Ma ei tea, vaielge mulle vastu, aga mulle tundub, et rahvas nagu ootab, et kerkiks esile selline domineeriv mängija, nagu kunagi Serena oli, sest enam ei ole nagu üllatus ka. Need üllatus on nii palju, et see enam ei ole üllatus. Kuidas, ma ei tea, Valeria, sulle tundub see nii lahtine tabel? On sul põnev seda jälgida? Mingil määral on ikkagi põnev, et kunagi ei tea, mis selle stsenaariumi finish on, et kes tuleb võitjaks ja mingi intriig on ikka sees. Aga samas ikka sooviks näha seda domineerivat mängijat, nagu seda vanasti oli, nagu see on meeste tabelis. See on Djokovic, Nadal, Federer, kes on top 3 ja alati inimesed panustavad nende mängude peale, et nad teavad, et nemad mängivad, nemad on staarid seal väljakul. Et kui nemad langevad, siis on see tõeline üllatus. Just nimelt. Aga jõuame siis Fed Cupi matšideni ka. Kolmapäeval kaotasime 1-2 Kreekale, neljapäeval 1-2 Itaaliale, reedel 2-1 võiduga Austria üle. Vormistasime edasipääsu siis play-off matši, kus siis laupäeval oli vastas Ukraina ja oli üks meeldejääv tennisepäev. Ma arvan just tänu publikule, kellel teeme siin suure kummarduse ja tänu Tenniseliidu korraldusele. Et see kõik suurepäraselt välja tuli, et keegi vastu ukse taha ei jäänud. Kuidas teile endale platsilt kogu see atmosfäär tundus? Atmosfäär oli super. Kindlasti andis tegelikult natuke juurde ka see Ukraina fännide kõva kisa seal, on ju, et need paarkümmend Ukraina fänni, et see pani ka eestlased kõvemini häält tegema, aga atmosfäär oli tõesti super ja sellist üritust ei olegi varem olnud, kus ütleme viimastel aastatel ei ole olnud, kus rahvas reaalselt ei mahtunud saali, et osad inimesed jäid kahjuks ukse taha ja ei saanud. Ongi nii, jah? Ja mis näitab, kui populaarne on Eestis tennis ja kui suur täht on Anett. Valeria, kuidas sul võttis põlve nõrgaks ka seal pingil, kui inimesed rampisid jalgadega, karjusid Eesti? See üllatas mind, kuna ma pole kunagi näinud seda Eesti tribüünidel, et niimoodi oleks kaasa elatud. Jah, loomulikult Ukraina fännid mingil määral aitasid meid, et Eesti publiku käima saada. Aga see, et nii palju inimesi, et nad ajasid selle tribüüni lõhki, nii palju inimesi tuli kohale,
see oli midagi uut ja just positiivses küljes. Mulle see väga meeldis ja see väga aitas kaasa, see tunne, see energia, seda oli tunda isegi seal pingi peal istudes. noh, ma arvan, et tegelikult seal laupäeval Tallinki tennisehäälis eirati kõiki Päästeameti ohutusreegleid, sest inimesed istusid ju vahekäikudes ja no põhimõtteliselt need nurgad olid ka ummistatud, et kiitus turvameestele, kes tavaliselt Eestis on väga räigelt hoiavad sellest näpuga kinni, aga seekord vaadati natuke läbi sõrmede. Vot tunnistan, ma ei oska tegelikult selles mõttes kaasa rääkida, et kui ma seal väljaku peal olin, ju ma siis olin selles momendis nii sees, et ma sain aru küll, et rahvast on palju, aga ma ei saanud aru, et ma kuulsin alles hiljem, et inimesed ei mahtunud saali korraldajate käest ja ma ei saanud aru, et inimesed istuvad, või ütleme, ma ei jälginud neid niimoodi, et nad istuvad seal vahekäikudes. Noh, nüüd tagantjärgi loomulikult hea, et kõik hästi läks, et seal midagi ei juhtunud, on ju, selle tribüüniga, aga elamus kui selline oli küll fantastiline. Mina oskan isegi kommenteerida, kuna ma tean, et mõndasid inimesi minu tuttavaid ei lasti läbi, kuna tribüünid olid lõhki ja inimesed lihtsalt jäidki õua ootama. Mulle helistati, küsiti Valeria, palun aita piletiga. Võtta, ma ei saa midagi teha. Ma helistan ülemusele, kes saab pileteid jagada, ütleb Valeria, ma ei saa sulle enam anda. Ei saa. Tribüünid on lõhki, turvamehed ei lase lihtsalt sisse. Ja seetõttu ongi õigus, et ei lastud. Jah, läksid kusagil võib-olla üle piiri, ma ei oska seda kommenteerida, aga ikka kontrollite seda situatsiooni, et see ei läheks ülemäära. Aga mis see lahenduseks on, Saku Suurhall? Ma arvan, et see oleks ka täis tulnud. Ei tea, noh, vaat kui Anett ja Kaia omavahel mängisid, siis oli Saku Suurhall oli täis, eks. Et tegelikult üle-eelmine aasta, kui meil oli Fed Cup Tallinnas, siis meil oli 2 tribüüni tehtud. Siis vaatajate huvi nii suur ei olnud ja jäi 1 tribüün, jäi pool tühjaks, nii et see tribüün ehitati seekord siis natukene suurem, aga väiksem kui 2 tribüüni kokku, on ju, et noh, üritati õppida nagu eelnevast aastast, aga näed nüüd järgmine kord, kui me veel seda sükest üritust korraldame, tuleb jälle 2 tribüüni järelikult teha. Või siis Tondiraba hall, jäähall, mis seal natuke lähemal, et varupäev selline, et jääb põhimats võib-olla sinna. Jah, no vot seal on muidugi need miinused on seal nendel teistel hallidel on see, et nad ei ole tennishallid, et sinna saaks teha ainult 1 väljaku. No üle maailma ju mängitakse tegelikult ju ATP finaalturniiri ka. Aga asi on selles, et sul seal on väiksed nüansid seal ikkagi on, et esiteks meil on siin 7 võistkonda, samal ajal toimus 2 või 3 mängu. Kõik väljakukatted peavad olema identsed, mida ei oleks võimalik ilmselt Saku Suurhallis või seal Tondiraba jäähallis teha ja pluss veel treeningväljakud peavad identsed olema. Nii et seal on nüansid, mis takistaksid sellist konkreetset üritust teha näiteks Tondiraba jäälis. Küll võiks seda teha, kui me mängiks 1 riigi vastu. 1-1 vastu matš oleks, siis saaks sellist asja teha, jah. Noh, enne kui me nendest matšidest räägime, ma tahtsin teiega jagada ja võib-olla teil on sama kogemus enda Fed Cupi tennise vaatamise kogemust, mis on minu arust täiesti erinev ükskõik mis matšidest, Eesti meistrivõistlustest, kas või suurest lämmist, et see, et mängida oma koondisest väljas, see andis ka mulle sellise hoiaku, et me lähme nagu sõtta. Isegi selline natukene tundsin ennast vahepeal isegi nagu natuke rassistina nende mängudes Kreeka ja Itaalia vastu, et nad oma selle oleku ja selle bravuuritsemisega muidugi lisavad selle vürtsi kaasa, et ei ole täiesti tavaline tennisemäng. Või kuidas Valeria su väljakule minna on? On see mäng nagu iga teine või sa tunned ka mingit erilist võnget? Loomulikult see on eriline tunne, kuna ma esindan oma riiki ja mul on aus esindada Eestit. Ja seetõttu see on hoopis teistsugune tunne. Ma tean, et ma tulen väljakule, inimesed, eestlased vaatavad ja toetavad mind. Et ma ei ole lihtsalt mingi mängija, suvaline mängija kusagil suvalisel turniiril. Ma olen Eesti lipu all ja need on hoopis teistsugused tunded. Ma arvan, et Anett ilmselt tundis seda ka
erinev Svitolinat võites, ta küll ise pressikonverentsil ütles, et võib-olla neutraalsel väljakul oleks täpselt samasugune tulemus tulnud, aga ma isiklikult arvan, et ei oleks. Või mis sa, Märten, arvad? Noh, see on, ei oska spekuleerida niimoodi. Võimatu on seda niimoodi ju ennustada. Kindlasti kodupublik oma mängijat aitab. See on fakt ja kõik mängijad ju seda alati rõhutavad ja seda rõhutas ka Anett, ütles, et nii-öelda tänas rahvast ja ütles, et super kaasaelamine oli ja see kindlasti annab mingi niisuguse väikse, mitte väikse, vaid see annab lisaenergia. Kas nüüd need otsustavad punktid just tänu sellele sinu poole kukuvad, seda me jällegi ei tea, aga kindlasti annab ta rasketel hetkedel lisamotivatsiooni ja lisaadrenaliini, et võidelda, jah. Kes seda mängu siis oma silmaga ei näinud, võidu tulemus oli Anetil 6-3, 6-7, taibreegi kaotas 5-7 ja viimase seti võimsalt 6-2. No Harri Nepi tennisneti portaalis avaldas arvamust, et see võis olla, ilmselt oligi kõige kõrgetasemelisem mäng, mis Eesti mängija osalusel on Eestis peetud. Kuidas sulle tundub, Märten, sa oled enamus neid Fed Cupi matše näinud? Siiani ma pean nõustuma Harriga, jah. Et see üks asi, me võime vaadata neid ainult rankingu kohti, et maailma number 4 ja Anett 21, eks. Et kaks nii tugevat mängijat üksteise vastu vist tõesti ei tule praegu meelde küll, et sellist matši oleks nagu olnud kahe nii tugeva mängija vahel ja teine asi see tase, nad mõlemad mängisid tõesti hea mängu, et see oli suurepärane tennise elamus, jah. Valeria, mis mulje sul sellest Anetti suurepärasest võidust jäi? Ta mängis suurepärase mängu, suurepärase vastase vastu ja mõlemad võitlesid üleminekuga mängu eest, pluss see nende omavaheline duell, omavaheline tasemeline duell oli see oli nii kõrgel tasemel. Silm puhkas seda mängu vaadates. Kas naiskonnas oli tol päeval usku, et me võime Ukrainat võita? Hommikust õhtuni? No, ikka oli, jaa, sellepärast, et loomulikult me teadsime, et Jelenal on väga raske võita Jastremskat. Kui Anett suudab Svitolinat võita, ka väga raske ülesannet võita, aga kui ta suudab võita ja siis paarismäng on, paarismäng on alati, paarismäng, et seal juhtub igasugu huvitavaid asju ja kahjuks seekord läks, ütleme, ukrainlast mängisid, ma arvan, et praktiliselt ideaalse paarismängu nende poolt. Ja mõned punktid, mis seal oleks need meie poole kukkunud, näiteks seal esimene sett oli me ühes game'is olime 40-0 ees, mis meile ei tulnud. 2 game enne seda oli meil veel, oli 2 game palli kasutada, ei tulnud meile, et oleks võinud 6-2 asemel olla 4-4 seis. Kindlasti oleks emotsioonid olnud nii mängijatel kui ka võib-olla ka rahval juba siis hoopis teised, et 6-2 asemel 4-4 oleks närvid palju rohkem nagu hakanud otsustama seda mängu, aga kui nad 6-2 esimest seti võitsid või ütleme juba seal isegi 5-2 ees olid, nad justkui nagu vabanesid, et ukrainlastest ma siis räägin, et siis läks suhteliselt kiiresti kahjuks nende poolse mäng, jah. Kui palju selles paarismängus võis rolli mängida fakt, et Anett oli pool tundi tagasi lõpetanud väga raske ja pingelise mängu? Ma arvan, et ei mänginud eriti, sellepärast, et tüdrukud on ikkagi füüsiliselt ju heas vormis ja Anett on väga heas vormis, et selles mõttes tennisisti jaoks mängida või teha näiteks 2 rasket trenni päevas või mängida 1 matš ja pärast paarismäng otsa, see ei ole midagi erilist, et nad teevad seda võistlustel ka nii mõnigi kord, vot see on nüüd jälle võib-olla üks näide, kus kodupublik väga kõvasti saab aidata, et kus jah, emotsionaalselt võis Anett tühi olla, kuna ta nii tugeva, hea võidu sai, eks, et kindlasti oli ta endaga rahul ja siis nüüd tuleb ennast jälle nagu üles pumbata ja leida see energia uuesti paarismängu jaoks, aga see on see koht, kus kindlasti see nii-öelda Eesti lipu eest mängimine ja teadmine, et sa ei mängi ainult iseenda eest, et sa mängid kogu võistkonna eest, kogu Eesti riigi eest, see on see, mis annab lisaenergiat. Aga kuulame siia vahepeal ära, mida Anett rääkis viimasel pressikonverentsil laupäeva õhtupoolikul ja siis räägime natuke teistest mängudest ka.
tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Mul küsiti just Austraalias sama asja, et kas ma mängisin oma elu parima mängu. Ma ei tea. Hea mäng oli, väga hea mäng. Ma mängisin agressiivselt ja lõpuks mul tuli see väga edukalt välja, et ma suutsin teda piisavalt suruda ja piisavalt täpselt mängida, et tema neid palle kätte ei saaks lõpuks ja piisavalt ka kannatlik olla, et mitte liialt kiirustada, aga jah, ma arvan, et mul tuli see päris hästi välja täna. Sinu mängu ajaks oli saalis täis maja ja rohkemgi veel. Kuidas sa ise seda kodukõpet toetust? Mega. Väga tundsin, et ma nägin juba Leena mängu ajal, et inimesed ei saa istuda kuskile ja tõesti nii hea meel, et inimesed tulid toetama ja kaasa elama ja seda oli väga tunda väljaku peal. Paaris mänguks olid tribüünidega palju tühjemad, et kas ei toetades ka puudunud natuke? Kahju muidugi, et inimesed enne otsustavad Paaris mängu ära läksid. Mitte kõik loomulikult, aga päris paljud, et selles mõttes aga jah, et teada oli, et meil tuleb väga keeruline mäng, et vastased on väga tugevad ja üle oma varju ei saa hüpata. Kui palju sa energiat sinna üksikmängu jätsid, et päris palju olid järjest platsile? No kõik ja siis natuke veel. Mida sina võtad sellelt nädalavahetuselt? Mida sina kokku võtaksid? Mina olen väga positiivne selles mõttes, et me ei ole esimest korda jõudsime oma tiimiga üleminekumängudele, mis juba on minu arust suur samm, et mina sain väga häid üksikmänge, mul oli ülihea meel kodupubliku ees mängida ja kindlasti viimane võit andis ka palju enesekindlust, samamoodi oli Georgi üle võit või Georgi üle võit väga hea, sest ta mängis väga head tennis, kindlasti tennis, mis ei vastanud tema edetabeli kohale, et ma sain mitu head võitu ja ma olen väga rahul. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Räägime siis natuke teistest mängudest ka. Märten, sa ütlesid ise seal samal pressikonverentsil, et sul jääb kõige rohkem kripeldama see kaotus Kreekale. Esimene päev, 1-2, Jelena Malõginalt väga pingeline mäng ja lõpuks 8-10 jäi siis tiebreakis Valentini Grammatikopoulule alla. Kas see oli see koht, kus me võinuks tegelikult 2 võiduga siit grupist edasi minna? Ütlen ausalt, ma ise arvasin või pidasin, meie võistkonda Kreeka vastu favoriidiks. Nii et see kaotus oli loomulikult pettumus ja Leena mängis tegelikult väga hea mängu, selle üksikmängu ja kahju, et ta ei võitnud. See, et seal lõpus läks 10-8 Kreeka poolele see tiebreak, seal oli juba õnnes asi, mõni seal üks Leena matšpall lõi kreeklane, lõi eeskäe, nii et pool palli joone peal, et 5 senti paremale või vasakule ja pall oleks audis olnud, ja oleks mäng meile tulnud, aga asi ei olnud isegi selles, vaid ma arvasin ka, et me paaris mängus samuti peaksime nendest paremad olema. Aga Anett, kui ta ise ka tunnistas, et ta täiesti läks lati alt läbi selle paaris mänguga, et ma arvan, seal oleks tegelikult nüüd tagantjärgi tarkusena oleks olnud õige panna kedagi teist mängima paaris mängu Leena kõrval hoopis sellel päeval, aga me koos arutasime seda ja ma arvan, see on arusaadavalt väga raske otsus, et kui sul on võistkonnas Anett, eks nagu me meie võistkonna koosseisu vaatame, siis ja ta ise ütleb, et jah, ta on valmis ja ta on nõus minema paarismängus platsile ja siis öelda talle, et minu arvates sa oled väsinud, et ma panen kellegi teise, siis seda otsust vastu võtta sel hetkel seal pinge all, ma isegi ei kujuta ette, et oleks kunagi seda teinud. Tagantjärgi tarkusena loomulikult aga nii läks kahjuks, jah. Anett oli ka oma üksikmängus natukene raskustes 3-6, 6-3, 6-0 tema võit siiski tuli. Oli sul kartus ka sel õhtul, et mine tea, kas Anett üldse taastub sellest reisist ära?
Ei olnud, kui aus olla, sest ma olen ju ise nendel võistlustel niimoodi ka päris palju käinud ühest ajavööndist teise erinevate mängijatega, et ma tean, et see läheb iga päevaga järjest paremaks, kui selline niisugune ajavahe väsimus on, et ei, seda hirmu ei olnud, et Anett ei taastuks, sest ma nägin, et ta trennis tegelikult võib väga head tennist mängida, aga ütleme, lootsin, teine päev oli küll, väike hirm oli see, et kui Leena mäng läheb väga pikaks, on ju, et siis äkki Anett ei jälle nii-öelda väsib ära enda mängu lõpuks, on ju. Anetil läks endal mäng hoopis väga pikaks seal Georgiga, aga see oli hea näide, kus oli jälle palju rahvast ja kuna oli nii pingeline mäng ja nii tugev vastane, siis adrenaliini pealt juba suutis Anett selle mängu nagu lõpuni mängida ja võidelda, on ju. No ma esimese päeva õhtul siis koju sõites mõtlesin, et mis kell see Aneti mäng seal umbes hakkas nende päevadel kell 7. Umbes, jah. Ta oleks võinud ju Austraalia aega tagasi jääda ja oleks Austraalias ju hommik on sellel ajal. Oleks just üles ärganud. Jah, aga tal on järgmised turniirid ikkagi ju tulemas siin Euroopa ja see on, ma saan aru, seda nalja nagunii, et see ei ole realistlik. Valeria, kuidas meeleolud pärast seda Kreeka kaotust olid naiskonnas? Ei olnud midagi hullu, ausalt öeldes, kuna jah, kaotus tuli, loomulikult see tegi mingil määral liiga, aga me teadsime, et homme on järgmine päev, uus võistkond, uus katse ja me võitleme uuesti algusest ja lõpuni. Seetõttu ei olnud midagi hullu, kaotused tulevad ja jäävadki tulema, seetõttu on vaja lihtsalt neid unustada ja nagu uuel leegil kõik alustada. Neljapäeval tuligi uus päev ja siis alagrupi favoriidi ja alagrupi võitja vastu ei jäänud ka tegelikult häbisse. Jelena kaotas 1-6, Anett jälle väga kõrgetasemeline mäng Camila Georgiga 3 setis ja lõpus siis kiires lõppmängus võitis ja paarismäng siis 3-6, 2-6 meie poolt. Valeria ja Katriin olid väljakul. Mis sa selle päeva kohta ütled? Alustan Leena mängust, et Leena, ma arvan, see oli tema kõige kehvem mäng sellel turniiril. Pärast tagantjärgi, kui ma temaga vestlesin sellest mängust, siis ta lootis või ühesõnaga eeldas, et ta peaks mängima veel paremini, kui ta eelmine päev mängis kreeklase vastu, kus ta tegi enda kohta väga hea mängu ja võib-olla pani endale sellega nagu pinget peale ja nii-öelda läks nagu lati alt läbi, on ju, et ta ei suutnud ei suutnud minna vabalt väljakule teadmisega, et temal tegelikult võidukohustust ei ole, eks, et ta pani endale hästi mängimise pinged nagu pani peale, mis on kõige hullem asi. Anetilt väga kihvt mäng, kusjuures mängu jooksul nii Georgi kui Anett mõlemad oma mängutaset järjest tõstsid. Georgi ikka mängis lõpus tegelikult väga-väga hästi ja Anetil oli kogu aeg lihtsalt nii-öelda eesmärk võimalikult palju palle tagasi lüüa, et Georgi, kes nägid seda mängu, siis teavad, et igast asendist lõi praktiliselt täiesti jõust, et seal nii-öelda selles mõttes Anetil midagi otsustada ei olnud, Anett pidi lihtsalt võimalikult palju palle lööma vastase poolele ja lootma, et Georgi üks hetk vea teeks. Paarismäng, seal oli siis, Anett ise ütles, et ta paarismängu ei jõua mängida, et on sama sarnane väsimus eelnevale päevale tulnud, sarnane eelnevale päevale, kui me Kreeka vastu mängisime. Seljaga oli ka vist. Ja natuke oli ka selge, sealt oli kangeks, aga eks see oli ilmselt ka tingitud sellest nii-öelda väsimusest, on ju, et see oligi mitte selge ei olnud tal mitte valus, mitte trauma, vaid kange, on ju, et seal on nagu vahe vahel, eks, et lihtsalt jälle teadmiseks kõigile. Ja tüdrukud tegelikult Katriin ja Valeria alustasid minu arvates väga-väga hästi ja Valeria mängis lõpuni tegelikult super hea paarismängu ja kandis seda tiimi seal, mida mäng edasi läks, seda rohkem Katriini tase minu arvates langes ja
jäi üha rohkem nagu väljaku peal seisma ja ei liikunud nii hästi, nagu oleks pidanud, eriti võrgus just liikuma, et aga noh, jah, jällegi pärast arutasime seal, et eesmärk oli minna ja nautida seda mängu ja mängida julgelt ja Valeria suutis seda teha, Katriin tunnistas ise, et tema ei suutnud seda teha, et tema tahtis ikkagi nagu jälle seesama näide nagu Leena, et tema tahtis näidata kõigile, kui hästi ta suudab mängida ja tegelikult läks just krampi tänu sellele. Valeria, nautisid sa väljakul olemist? 100%. Ma läksin väljakule esialgu, kui Märten mulle ütles, et mina lähen mängima. Mul tuli värin sisse. Said pärast teist mängu alles teada? Ei, jah, peale teist mängu ma sain teada, et ta küsis, kas ma olen valmis. Jah, ma olin valmis, aga värin tuli peale. Aga ma suutsin väga kiirelt maha rahuneda ja ma näitasin enda arust väga head tennist väljakul. See, et ma ei ole paarismängu mängija, näitasin supertaset enda jaoks. Käisin vahel, ma andsin endast kõik nii ka füüsiliselt kui ka vaimselt emotsiooni poolest ja ma tunnen, see aitas ka publikul meil kaasa elada. Noh, väga põnev paar oli Valeria ja Katriin, et Eesti meistrivõistluste finalistid. Kuidas sul oli Katriiniga väljakut jagada? Ei midagi muud. Mäng on mäng ja mis väljakul juhtub see, mis oli pool aastat tagasi. Jah, mängisime üks teise vastu, see on tennis. That's the life. Ja ikka suhtleme väljakust väljas, et ei ole nagu ei ole mingi vaenlased elu lõpuni. Ei, ikka suhtleme ja kui me peaksime uuesti üks teise vastu üksikmängus minema, siis nii see peabki olema ja kui me mängime praegu paari, siis me mängime koos paari ja oleme üks tiim. Tabelis tekkis siis surnud ring 3 naiskonna vahel, Kreeka, Eesti ja Austria ning meie tulime selles surnud ringis siis võitjana välja. Märten, seal pressikonverentsil oli ka juttu, et hommikul oli sul mingi muu info, mis sul oli hoopis pärast teist mängu matemaatika suhtes? Jah, eelmine õhtu tegelikult käisin peakohtuniku käest küsimas, et kuidas siis arvestatakse juhul, kui peaks tekkima surnud ring, mis tundus väga tõenäoline, et tekib, et kuidas siis arvestatakse edasipääsejaid või punkte kokku. Ja seekord oli, õhtul siis ta ütles mulle, et loetakse ainult nende võistkondade omavahelisi mänge, kes surnud ringi omavahel jäid. Tegelikkuses järgmine päev peale üksikmänge tuli uus info, et siiski loetakse ka Itaalia vastu mänge. Nii et see tegelikult muutis kohe olukorda, see muutis meie olukorra kohe paremaks, kuna Net Georgit võitis ja meil oli Itaalia vastu üks võit, Kreekal ja Austrial ei olnud Itaalia vastu ühtegi võit. Seal oleks vist tegelikult siuke seis tekkinud, et oleks Kreeka oma paarismängu võitnud, oleks nemad edasi läinud. Sa mõtled Austria vastu? Ma mõtlen, kui oleks Kreeka Itaalia vastu paarismängu võitnud ja meie kaotanud, siis oleks need matšide suhted üksteise vastu võrdsed ja oleks lugema hakanud meie mäng Itaaliaga. Siis oleks lugema hakanud meie mäng Itaaliaga ja meie omavaheline mäng Kreekaga. Kuna meil oli Kreekaga võrdselt, sellisel juhul oleks meil olnud Kreekaga võrdselt võita, mõlemal 4 matši võitu, ja siis oleks, ja Austrial oli, kui ma õigesti mäletan, 2, eks, siis oleks olnud 2, peale meie paarismängu võit on see 3, siis oleks lugenud meie ja Kreeka vaheline mäng ainult. Jah, just, jah. Ja kuna me Kreekale kaotasime, siis oleks Kreeka teine olnud, nii et ülikeeruline süsteem ja seda me seal selgitasime ja mitmeid kordi üle küsisime nii Kreeka, Austria kui ka siis mina ja treenerid seal kolmekesi olime ja 2 kohtunikku, et iga üks küsis mitu korda üle, et kuidas see asi ikka täpselt on. Meil seal pressikeskuses tekitas hämmastust, et kuidas Kreeka nii mütsiga läks seda paarismängu lööma, oli ju teada neile ka see seis, et aga ometi see mäng lõppes vist 38 minutiga ära. Vot ma ei näinud seda mängu, kuna me olime ise samal ajal väljakul, nii et ma ei oska mitte kuidagi. Et sa pärast kreeklastega ei rääkinud sellest? Ei rääkinud sellest pärast, jah. Ei oska kuidagi kommenteerida. Valeria ja Saara läksid paarismängus platsile. Kuidas Valeria see paar sulle tundus? Oli sul Saaraga mugavam? Ausalt öeldes ei olnud. Me ei tunnetanud üksteist platsil niivõrd hästi. Seetõttu oli selline tunne, et
me oleme küll koos väljakul, aga igaüks mängib iseenda eest. Seetõttu, kui see mängi niimoodi kujuneski. Jah, me küll võitsime teise seti, aga ikkagi seda tiimitunnet, just nagu meie omavahel seda keemiat, seda ei olnud. Kahjuks ei tekkinud ja sellest ei puudu. Märten, mis meil hetkeseisuga parim paar siis on? No eks ma neid kõiki tüdrukuid selle mõttega kasutasingi seal, et saada endale pilt, veel parem pilt ette, keda viimane päev mängima panna. Ja see läbi aastate, see on mul kõige raskem otsus alati olnud, et keda neti kõrvale nendesse otsustavatesse paarismängudesse panna. Nii mõnigi aasta mul õnnestunud see õige mängija sinna kõrvale leida, et üle-eelmine aasta oli selleks Saara, 3 aastat tagasi Mailen Nuudi, et võitsid mitu paarismängu koos. See aasta minu arvates Leena mängis super paarismängu esimene päev, Valeria mängis väga hea paarismängu teine päev, ja viimane päev oligi mul siis valida nii-öelda Leena ja Valeria vahel, et kes sinna neti kõrvale panna. Ja otsustasin Leena kasuks, kuna vot ei teagi, emotsioonide pealt see päev ja ütleme teine päev, nagu Valeria ise ka ütles, et kõige parem paarismäng tema poolt ei olnud, et seda nagu, see oli mul ka tagakuklas meeles, et see paarismäng on selline naljakas mäng, et seal kellel nii-öelda natukene parem ja õnnelikum päev on, sellel võib hästi välja tulla, et ega meil ükski tüdruk nüüd spets paarimängija ei ole, me kõik teame seda. Ja me oleme iga aasta kõvasti trenni teinud ennem Fed Cupi paarismängu jaoks. Et eks ta iga aasta selline natukene nagu loterii on, kelle ma sinna valin, jah. Kas meie tüdrukud mängivad turniiridel liiga vähe paari? On see sinu arvates murekoht? Ei ole minu arvates murekoht, sellepärast, et see paarismäng on natukene selline, see peab meeldima, et seda ei saa nagu suruda peale kellelegi, et paarismäng on esiteks, tennis on esiteks hästi üksildane ja ühe inimese sport. Ja nüüd, et olla kellegiga koos seal võistkonnas paarismängus, see on juba täitsa teine tegelikult, praktiliselt täitsa teine spordiala. See on esimene aspekt ja teine asi, paarismäng, kogu see paarismängu dünaamika on hoopis teine, et sa oled väga palju, pead võrgus olema, sa pead hästi julge olema, pead praktiliselt nagu nii-öelda nagu rinde ees sinna pallile vastu, pead arvestama sellega, et päris tihti lüüakse pihta sulle, mis ilmselgelt tüdrukutel ja naisterahvastele ei saa tulla, enamustele ei tule loomulikult see, et löödi pihta, järgmine punkt ei ole hullu, et enamus ikkagi hakkavad kartma, et ja meie tüdrukud ei mängi tegelikult vähe paari, et nad igal võistlusel, kus nad käivad, nad ikkagi ka paari mängivad, alates noorteklassist, et meil on väga-väga vedanud, et meil on palju häid üksikmängijaid olnud, meil ei ole vedanud, et meil paarismängijaid hetkel ei ole, et nii see lihtsalt käib, jah. Sest seal Fed Cupi seal päris tipus on ju naiskonnad, kus on spetsialiseerunud paarismängijad võetud sinna pingiosale. Ja loomulikult ka tegu on suuremate riikidega, kus on mängijate valikud on väga suured. Või ütleme, mitmete mängijate vahel on valida, et viimane väga hea paarismängija, kes minul praegu niimoodi Eestist meelde tuleb, oli meil Maret Tani, eks. Mängis ka üksikut väga korralikult, aga paarismängus oli ta ikkagi väga super, aga temal olid need omadused olemas, et ta palli ei kartnud, ta julges nii-öelda sinna pallile võrgus vahele minna ja leppis sellega, et ta vahest saab pihta ja kaifis seda, et ka kui ise suutis vastastele pihta lüüa, et see on jällegi niisugune asi, mida tegelikult ju väga paljudele inimestele teisele haiget teha tegelikult ei meeldi, aga kui sa oled hea paarismängija, siis see on üks niisugune omadus, mis sul peab nagu olema, et ma kaifin seda, et ma löön teisele palliga pihta. Valeria, kaifid see vastasele pihta löömist ja ise pihta saamist? Ausalt ei kaifi, aga ma tean, et minu eeskäelök on tugev ja tahes-tahmata ma saan vastasele pihta vahest. Ka trennis, oma treeningkaaslasele, ka võistlustel, mängus, kas üksikmängus või paarismängus, jah, ma saan, jah, ma vabandan, aga see on tennis.
ja näiteks sama, mis oli minu esimeses paarismängus siin Fed Cupil, ma sain kohe esimeses game'is pihta palliga vastu õlga. Jah, ei olnud meeldiv, aga unustasin. Kuna see on paarismäng ja ma tean, ma käin ise võrgus vahel, see on normaalne, et ma saan vahest pihta. Siis ma sain paari game pärast uuesti vastu puusa, teises setis sain vastu puusa palliga pihta. See on tennis ja ma pean sellega leppima ja see, et ma sain pihta, see ei tähenda, et nüüd ma pean vastasele tagasi tegema. Et see võis olla, kui ma olin 14-15, et vot maksan tagasi, aga nüüd ei. See on mäng. Fed Cupi matšidel alati tekitavad kõneainet kohtunikud ja erinevad piiripealsed otsused. Seekord võib isegi vähem kui eelmistel aastatel, et pressikonverentsidel see jutuks ei tulnud, aga natuke see väljaku ääres ikka, no me teame kõik, milles see põhjus on, et me kasutame seal noori kohtunikke, kellel ilmselgelt seda suure taseme kogemust jääb väheks, tempo on hoopis teine kui Eesti meistrivõistluste finaalis või siin Alexela Masters Cupil, et jäid sa, Märten, muidu kohtunike tööga rahule? Enamuses oli minu arvates kohtuniku töö päris hea. Nõus. Oli mingite kohtade peal, kus joonekohtunikest ma siis räägin, kus ma nägin, et nad eksisid, aga neid eksimusi tuli minu arvates mõlemale poole, tuli nii meie poole kui ka vastaste poole. Loomulikult vastased arvavad, et tehakse neile liiga, kuna nad mängivad, eriti kui nad meie vastu Eestis mängivad, eks, sest enamus joonekohtunikud, mitte küll kõik, aga enamus joonekohtunikud olid eestlased. Seal on ka võetud välismaalt ikkagi niisugused raskemad jooned, nagu servijooned loevad tavaliselt niisugused kogenud kohtunikud ja need on meil välismaalt sisse toodud niisuguse võistluse jaoks. Aga ja siis vastased loomulikult protesteerivad rohkem igasuguste pallidele, mis on joonte lähedal, kuna nad arvavad, et neile tehakse liiga, kuna on Eesti joonekohtunikud, aga minu arvates see ongi väga raske, kui lüüakse kõvasti joone äärde, seal pallil on veel erinevad vindid, vahest kukub pall kiiremini alla, vahest kukub aeglasemalt alla. Seda seal näha on väga-väga keeruline, nii et minu arvates tegid kohtuniku head ja nii head tööd, kui nad oskasid ja minu arvates oli kõik okei. Ma mäleta, oli see nüüd Kreeka või Itaaliaga, üks peatreeneritest kutsus nüüd ka selle kohtunike vaatleja ITF-ist kohale. Mis nad seal arutasid? Kas see, kui ma nüüd õigesti mäletan, kas see oli Georgi jalavea pärast? Ja nad kahtlustasid, et nii-öelda Eesti kohtunikud jälle teevad... tegi neid vist 3 tükki lausa. Teevad liiga, ja vot ma ei mäleta, paljudel neid jalavigu oli, aga 8 oli. 8 jalaviga. 8 jalaviga. Ja. No see on väga palju, jah. Aga fakt on see, et mina ütleks seal küll, et see ei ole nagu... minul sealt pingi pealt jälle võimatu näha, kas ta jalaviga tegi või teinud. Ma jälgisin seda tema liigutust küll, ta tõesti liigutas seda jalga, mis on joone lähedal, servi ajal liigutas nagu joone poole. Nii et kui ta ei tõmmanud ennast 5 või 10 senti tagasi, siis tal tõesti jalaviga oligi iga kord. Aga mina ütleks pigem selle kohta, et Georgi ise nagu eksis, et kui sul juba võeti 1 korra jalaviga, võetakse 2 korda jalaviga, ununeb ära, võetakse 3. korda jalaviga, seisa 10 senti tahapoole ja ei tee enam jalaviga, nii lihtne see ongi. Eks, aga järelikult ta ei teinud seda ja ega siis pukikohtunikud ju olid neutraalsed, et pukikohtunikud ju ka jälgisid seda. Et mina süüdistaks nii-öelda pigem seal ikkagi mängijat ennast, et see 10 senti, kui sa liigud tahapoole, ei mõjuta servi mitte kuidagi. Märten, üldiselt sind tuleb kiita, et sa kohtunikuga vaidlema ei läinud pallide pärast piiripealsete, mis ongi üsna mõttetu tegevus, aga ühes kohas ma tahaksin tutistada. Sa jäid pehmeks, see oli mängus Itaaliaga. Tuleb sul ette, mis olukord oli? Ei tule, tuleta meelde. Sa korraks protestisid. See oli, minu arust, kas see oli Malõgina mäng, kus pingilt keegi karjus mingi Vamos või midagi sellist punkti ajal. Ja sa osutasid näpuga, et sealt tuli. Aga nemad näitasid, et oli publikust. See oli väga põnev situatsioon. Publikust ei tule Vamos Eestis. Ja. See esiteks ei olnud Vamos, see oli vist Forza, see oli Itaalia vastu. See oli Itaalia vastu ja tegelikult oli see väga põnev situatsioon, ma võin sulle selle lahti rääkida. Mina olin kindel samamoodi, et see tuli vastasvõistkonna pingi pealt. Ja ma läksin, protesteerisin, kuna see oli paarismängu ajal tegelikult üldse. Ja nüüd mul tuli meelde, see oli paarismängu ajal, kus nemad arvasid, et nad punkti võitsid ja vist Valeria sai
meile kõigile üllatuseks selle palli veel kätte, sealt kuidagi Katriini selja tagant ja punkt läks edasi ja siis 2 lööki peale seda itaallased nagu lõid palli ära võrgu pealt. Ja nii et 2 või 3 lööki, nii et see oli kindel, tennises nimetatakse seda siis, mis see siis on, interference ei ole, aga ühesõnaga segamine. Ja nii et see oli kindel segamine, kui seda oleks teinud vastaste mängija või kapten. Ma olin täiesti kindel, et see tuli vastaste pingi pealt, ma ütlesin seda puki kohtunikule, puki kohtunik ütles mulle, kui see tuleb pingi pealt, siis see ei loe. Ja ma küsisin, oled sa kindel? Ta ütles, jah, ma olen sellest täiesti kindel ja ega mul ei olnud, mis mul seal enam vaielda on, kui kohtunik on oma otsuse teinud ja ta sellest kindel on. Peale mängu ma läksin pärast, meil oli siin veel kohtunike vaatlejad, väga-väga kuulsad kohtunike vaatlejad olid, meil oli siin James Geotovang oli Tallinnas, kes teab, siis ta on lugenud nii mõndagi, vist Wimbledoni finaali on lugenud ja nii mõndagi suure slammi turniiride väga tähtsaid mänge on lugenud. Läksin tema käest küsima seda olukorda, et palun seleta mulle, kuidas siis on. Ja see oli tegelikult nii raske küsimus, et tema helistas kuhugi ITF-i peakontorisse ja ütles, et tead, et ma järgmine hommikul vastan sulle. Ja tuli vastusega ilusasti tagasi ja ütles, pukikohtunikul oli õigus, kui segamine tuleb mängijate pingilt, siis see ei loe. See on sama nagu publik. Seal pingile on siis kõik lubatud? Pingil on kõik lubatud, neid hoiatatakse, lihtsalt siis veel täpsustuseks, neid hoiatatakse, neile tuleb öelda, et te ju olete ise ka nagu mängus osalejad, või selles mõttes osalejad, te ju teate, kuidas reeglid on, palun ärge seda enam tehke. Kui nad teevad seda uuesti, siis võib neid pingi pealt ära saata. Aga mingit karistust kui sellist võistkonnale või mängijale ei ole. Lihtsalt saadetakse pingi pealt ära, kuna ta segab mängu. Sama tehakse publikuga, ehk siis pink on nagu publik. Kui üks ja sama inimene kogu aeg midagi karjub, näiteks punkti ajal, eks, siis mingi hetk lähevad turvamehed ja tõstavad ta püsti ja paluvad saalist lahkuda. Väga huvitav. Valeria, sul oli 5. korda nüüd Eesti naiskonda esindada Fed Cupil. Kuidas sa seda varasemate kordadega võrdled? Nii naiskonna kliima poolest, taseme poolest, atmosfääri poolest, kõik kokku? Ütleme niimoodi, et taseme poolest tase oli palju kõrgem see aasta. Toetust Eesti fännide ja inimeste poolt oli ka palju tugevam. Seda oli tunda ka pingi peal nii väljakul. Ja ütleme niimoodi, esindada Eestit on alati väga meeldiv ja mul endal oli palju lihtsam juba see aasta 5. korda esindada Eestis. Pinget on palju vähem, mul on kogemus olemas, enne mängu võib mingi värinkerge olla sees, aga kui ma astusin juba väljakule, siis ma olin rahulik ja ma suutsin oma mängu näidata, et krampi ei läinud juba nagu eelnevad aastad. Kas sellised nädalad annavad nagu motivatsiooni trenni ka rohkem teha, et järgmine aasta juba üksikmängus platsil olla? Jah, loomulikult, kuna ma näen oma mängu, ma näen, milleks ma olen võimeline ja ikka, kui mind lastakse väljakule, kui ma näen, et publika toetab mind, ju siis ma meeldin neile millegi poolest. Iseloom, mängustiil, mis iganes see ka poleks. Ehk siis midagigi on positiivsed, mis on antud ja mida ma võin kasutada ka tulevikus. Kuidas sinu hooaeg nüüd edasi läheb? Kui palju sa plaanid sel aastal võistelda ja mis need järgmised võistlused on? Ma ei oska praegu kuidagi planeerida, kuna see sõltub minu tervisest, lihastest ja kõigest, ehk siis ma pean füüsiliselt ennast ikka veel vormi ajama. Ja peale seda juba oskan kuidagi paremini prognoosida ja plaane sättida. Et sa ei ole siis praegu vormis? Ei, ma kindlasti pole vormis ja mul on vaja just kere tugevamaks teha. Sa vahepeal võtsid täiesti vaheaasta. Räägi, miks sa tagasi tulid? 2017 või 18, kumb sul nüüd vahele jäi? Mul ütleme niimoodi, terve see periood, ma lõpetasin üleüldse tennisega 17. oktoober, siis ma ei mänginud pool aastat, üldse ma ei hoidnud reketit käes ja kuidagi niimoodi vaikselt hakkasingi, mängisin Eesti GP-sid, mängisin siis eelmisel aastal Fed Cupi üksikmängu ja ega ma tegelikult palju pole turniire mänginud. Aga mul on mingi tase olemas ja mulle meeldib see võistlemine väljakul, turniiridel, see on adrenaliin, millest mul jääb
elus nagu puudu. Seetõttu ma jätkuvalt mängin tennist ja mulle see meeldib. Tundub, et sa oled siin Eesti tenniseringkonnas juba aastaid figureerinud, aga tegelikult tuleks meelde tuletada, et sa oled kõigest 21-aastane, sul on veel terve elu ees ja pikk karjäär samamoodi. Just nimelt. Et kõik on veel ees ja võtan samm-sammu avalt, et ei kiirusta mitte kuulegi. Märten, tahtsin sinu käest veel küsida paar sõna meie teise numbri Jelena Malõgina kohta. Kuidas sa tema arengut selle aasta jooksul hindad ja mis suunas ta peaks nüüd järgmise sammu tegema? Leena on kindlasti sammu edasi teinud praegu. Tubli on olnud. Loomulikult on tal ka veel palju puudusi, mis takistab tal, või puudujääke, mis takistab tal päris sinna maailma magusasse tippu, mida siis tennis loetakse top 100, eks, top 100 hulka murda. Et eeskäsi on kindlasti, millega ta peab kõvasti tööd tegema, oma serviga peab ta kõvasti tööd tegema. Peab servi saama teravamaks, eeskäe natuke stabiilsemaks, aga Leenal on niisugused teatud omadused, mis mulle väga meeldivad, et ta on niisugune kõva niisugune võitlehing või niisugune nagu kassihing, me ütleme siin oma seltskonda, tennise seltskonnas, et ta iga trenn annab endast alati maksimumi, iga võistlusmäng annab endast alati maksimumi, et see on tegelikult kõige tähtsam omadus, mis peab igalühel olema. Lihtsalt andekusest ja talendist ei piisa, et kuhugi jõuda. Et töökus on ikkagi number 1 ja kui sa oled töökas, siis on kõiki asju võimalik alati aja jooksul treenides paremaks teha. No, Jelena on üpriski väike oma kasvult, et kui igasugune mängustiil talle ei sobigi, milliseks ta peaks oma mängu suunama või arendama? Ja no, kindlasti ei saa Leena kunagi mängida sellist mängu näiteks nagu Anett mängib või Georgi mängib, et Leena peab ikkagi jääma selliseks vastase tempo ärakasutajaks ja niisuguseks pigem, oskagi eesti keeles seda öelda, inglise keeles on counterpuncher, et kasutab nagu vastase siis löögi tugevust ja kui vastane mingid nurgad avab, siis tema kasutab seda momenti, et mitte ta ei proovi ise olla hirmus agressiivne. Et ma arvan, see peaks olema Leena mängustiil. Oled sa tema treeneriga, Venemaa treeneriga ka ühendus olnud? Ei ole, väga vähe. Suvel rääkisime, kui Pärnus oli see ITF, aga põhjus on eelkõige tegelikult selles, et Leena tegelikult otsib võimalust üldse tulla Eestisse elama ja treenima ja tegelikult me praegu selle kallal töötamegi, et nüüd see nädal ja alates kolmapäevast ja järgmine nädal Leena treenibki meil siin Tallink tennisekeskus ja vaatame, kuidas see talle sobib ja kui kõik läheb hästi, siis ta hakkabki siin meie juures hoopis trenni tegema. Hetkeseisuga Tallinkis hakkab trenni tegema sinu käe all siis? Hetkes need konkreetselt 2 nädalat minu käe all, aga praegu üritavad hoopis Vova Ivanoviga tegelikult leida niisugust ühiskeelt ja vaatavad, kuidas neil koostöö sobib. Kas see oli ka põhjuks, miks Vova teil pingilistus? See oli üks põhjuseid, aga tegelikult muuseas tulebki siin tervitada Vovat ja tänada teda, et ta tegi supertööd meil, aitas meil võistkonda ikka väga-väga palju, nii mängude strateegia valikuga, aruteluga kui tüdrukute soojaks löömisega, et Vova tegi Anettiga iga päev trenni, aitas teda soojaks lüüa enne mänge ja aitas ka Leenat lüüa enne mänge soojaks, nii et see oli eelkõige peamine põhjus, miks Vova pingil oli, aga see, et ta Leena mänge seal juures nägi ja sai neid hiljem analüüsida ja strateegiat nagu koos saime paika panna, see oli boonuseks talle veel, jah. Aga oli see Leena enda soov, et hakkaks Eesti suunas vaatama? Ja see soov ja tahtmine on Leenalt endalt tulnud ja põhjus on selles, et Peterburis, kus ta elab, ei ole tal sparringupartnereid. Et siin on vähemalt ta ise arvab, et võimalused treenimiseks palju paremad. Kooli jääb siis kaugõppesse või? Ta õpibki koolis interneti vahendusel siis, et käib ainult eksameid tegemas Peterburis. Aga põnev. Võib see talle kasuks tulla? Mina isiklikult arvan, et tuleb kasuks, et
ma arvan, et siin on ikkagi, kuna Leena tase Eesti mõistes on ikkagi väga kõrge, siis siin on ta niisuguse nii-öelda erilise tähelepanu all ja saab teha täpselt neid asju, mis talle vajalik on, kui Venemaal on ta lihtsalt nii-öelda üks 100 mängijatest, on ju, et mina arvan, et talle tuleb see kindlasti kasuks, jah. Hakkame nüüd vaikselt otsi kokku tõmbama. Anett Kontaveit järgmisel nädalal mängib Dubais ja seda turniiri tasub oodata mitte ainult sellepärast, et Anett on praegult supervormis, vaid ka sellepärast, et seal teeb oma tagasituleku üle 7 aasta Kim Kleisters. Märten, mäletad sa tema mänge? Võib ta olla sama heas vormis? Sama heas vormis ta kindlasti ei ole. Vähemalt mitte esimene turniir. Ja ma Kimi mäletan muidugi ja väga legendaarne Belgia tennisemängija, nii et kindlasti toob ta publiku tribüünidele, mis on turniiri korraldajatele. See on Dubais üsna võimatu ülesanne, ma kujutan ette. Vist õhtustel mängustel seal ikkagi on rahvast, seal ikka on õhtustel mängudel. Aga vaatame, kuidas Kimil läheb, aga palju põnevam on minu jaoks ikkagi see, kuidas Anettil läheb. Et on hiilgavas vormis ja võib mängida ükskõik kellega, eks? Just, täpselt. Ja üks põnev uuendus Dubais tuleb veel. Treenerid võivad nüüd ka tribüünilt mängijat juhendada. Käemärkide ja mingite hüüdlausetega. Mis sa arvad, kuidas see mängu mõjutab, muudab? Kuidas ta mõjutab? See tavaline väljakule kutsumine ühe seti jooksul jääb samuti alles. Päris põnev. Ausalt öeldes ma arvan, ta väga mängu ei mõjuta, sest tegelikult treenerid annavad märku mängijatele mingit moodi, peaaegu et kogu aeg. Nüüd on see siis lihtsalt lubatud. Et sellised väiksed hüüded, ega sa seal mingit monoloogi nagunii pidada ei saa seal punktide vahel, eks, aga sellised väiksed hüüded, et jalad tööle või vaata palli või löö rohkem eeske alla, need käivad tegelikult kogu aeg või liigu lähemale või ole ise agressiivne. See on nii tavaline tegelikult. Et ma arvan, see on tegelikult positiivne, et seda lubatakse, et see oli tegelikult natuke siukene, ma arvan, ajast ja arust reegel jäänud, et kus nagu ma ütlesin, et kõik seda eirasid ja samas siis on ju, meil juhtus see suur skandaal seal US Openil selle Serenaga, on ju, et ja Patrick Muratogluga, et ma arvan, see tegelikult kahju, et seal Serenal niimoodi läks, aga see oli see koht, miks see tegelikult nüüd ära muudeti, ma arvan. Ja saate lõpetuseks tahaksin mina teha kuulajatele lugemissoovituse. Tellisin endale internetist inglise keeles Jelena Tokitši raamatu. Miks sa arvad, Märten, miks see raamat on eriline? Ei tea, ei ole lugenud. Ta isa nimetatakse Dennis Dad from Hell. Ta elas kogu oma elu füüsilise vägivalla ja vaimse vägivalla all. Ta isa peksis teda. Ta kartis oma isa, sellepärast ta mängis nii hästi. Ja. Ma seda nüanssi ma tegelikult olen varem kuulnud, aga võib-olla on põnev lugemine, ei oska öelda. See minu silmis ületab kõik spordiraamatud, mis ma seni olen lugenud, eluloo raamatud. Märten, on sul mõni lugemissoovitus tennise vallast? Mul on tennisest, on mul tegelikult palju lemmikraamatuid, sa nüüd üllatasid selle küsimusega natuke, aga mul üks kindlaid lemmikuid on Agassi. Agassi eluloo raamat on üks lemmik, ja ega ta ka väga ei tahtnud selle tennis mängida? Ei tahtnud ja põhjus oli sarnane, vihkas oma isa. Aga aitäh teile, et tulite ja meile selle suurepärase nädala elamuse pakkusite ja järgmise aastani. Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.